Kelle poeg sa oled? Ei, ma ei taha, ära ütle palun. Ma tahan mõelda, et teie poeg ikka. Kes su ema on? Kes su ema on? No see on see luuseri elu, eks ole. Mina käin tööl, näen vaeva, näen välja nagu kartuliidu ja siis on siin mingisugune tänapäeva YouTuber. Mitte üks suur naljanumber. Kes ei pea mitte midagi tegema, kui suud maigutama ja siis saab endale sellise jume. Issand, milline laim rünnak minu suunas. Ma ei tea, teise 2 korda nädal... No ma üritan nüüd. Tee video. Palju te justkui videotki teha? Näed. Ma näengi elus video iga päev. Mida? Ma näengi elus video iga päev. See on metafoor kirjelditesse lõpetajad. Mul on nii palav. Näed? Ema võttis mokatubaka ära just. Mis see komm oli? Ei ole üldse, miks meid jälle on siia tiritud, ma ei tea. Nagu me teame, siis väidetavalt oled sina minu ema ja sa oled väidetavalt Elerinu ja Grete ema ja nii edasi ja kas sa arvad, et sa oled hea ema? Muidugi ma olen hea ema. Heal arvamusel on ta küll endast. Aga nüüd tuleb appi ülisuur internet ja ma leidsin teste, kus sa saad teada, kas sa oled hea lapsevanem. Ma ei usu neid. Ei, no päriselt, ma ei arvagi neist midagi nagu. No nendest, kes neid koostavad, need teenivad ka mingit ala nagu YouTuberitki teenivad siin. Miks sa ründad mind? Sa oled lihtsalt kuri sellepärast, et ma ei jätkanud oma eriala õppimist. See ei pea olema seerile. Kuidas su silmaring areneb? Lugedes filme mida sa loed? Kultuurireiside. Kui sa loed 21. 6. klassi kirjandust Harry Potteri näol, ei ole nagu väga silmaringi laiendav ja arendav. Kuidas sa saad midagi sellist väita, kui sa ise ei ole lugenud? Käibas. Jah, nüüd näete, ta on ebastabiilne. Ei ole. Ta tahtis just mind lüüa, issand jumal, ta on vägivaldne ka. Võtame hästi usaldusväärse allika, mille nimeks on Buduaar. Shane Hawking tegi selle, ei tea. Räägid sõbrannaga telefonis juttu, kui laps tuleb su juurde ja segab sind. Kas sa käratad lapse peale, et ta sind rahule jätaks? Kohu minema väike junn, nagu sa mulle ütled tavaliselt. Mis sa valetad? Okei, sorry, lähme edasi, ei ole vaja ma ütlen, mis ma ütlen. Ei no, ma ütlen. Mis sa oled õpetaja ja räägid niimoodi vahele? Klassis ei meeldist. Keskendud hetkest lapsele ja palud talle ennast oodata. See, et ma ütlen, Grete, palun ära sega mind praegu, sest teised lapsed nii ei tee. Teist inimest nagu ei märgata, tullakse oma mõttega sulle sisse. Ja siis nagu ma mõtlengi, et tegelikult ma tahaks nagu tulevikus kas nii või? Laps jäi haigeks ja pead vahele jätma peo, mida oled väga oodanud. Oled lapse peale vihane, et sa peole käes. Kes selle testi tegi? Kutsud lapsele hoidja ja lähed ikkagi, ainult rikkad inimesed. Saad aru, et selline on elu ja loed lapsele hoopis raamatut. 3. ja mina olengi selline kanaema, kes istub ja loeb. Siis on ohver ennast ohverdama. Ütleme, kui on jaanipäev ja laps jäi haigeks. Ja istusingi sinuga, kõrvapõletikus olid ja istusingi rõdu peal, nüüd istusin. Kõik pidutsesid, eks ole. Terve vald oli kokku aetud, kihelkond oli kokku kutsutud ja minul mitte midagi. Mul see haige väeksuv Henri on ju. Su laps ei suuda kuidagi nutmist lõpetada. Mida teed? Karjud lapse peale ja raputad teda, et hakkad ka ise nutma. Nutad üle. Võtad lapse sülle ja kaisutad teda hästi tugevasti niimoodi, et vastu uneart. Mis sa ise arvad, mida ma teen? Sa ju tead, mida ma teen. Karjud lapse peale ja raputada Henri jääb. Laps sai hakkama suure pahandusega. Kuidas käitud? Annad talle vitsa, paned nurka seisma. Ma vist räuskan nagu, ma olen selline tüüp. Ma ei anna vitsa, ma ei ole teile vitsa ju andnud. Sellepärast ütled, et veebiment vaatab võib-olla seda. Mõtled, et millega sa sellise pahareti ära oled teeninud? Ei mõtle seda ka. Selgitad rahulikult. 3 varianti ja ükski variant ei ole õige. Ma selgitan, aga mitte rahulikult. Sellise häälega ja veits võimendatult. Laps hakkab poes nutma ja nõuab, et talle kommi ostaksid. Kas karjuta peale, et jääb ometi vahit? Selgitad, miks laps kommi ei saa ja ei anna talle järele. Selgitan, miks laps kommi ei saa ja siis annan talle järele. Tavaline. Jällegi, kes koostas sellise? Testi tulemust. Keegi meist ei ole täiuslik ja see käib ka sinu kohta. Kõik emad teevad vigu, kuid vigadest õpitaksegi ja järgmine kord oskad juba paremini teha. Lähme järgmise juurde või? Millist hommikusööki pakuksid oma lapsele? Putru. Siin ei ole putru, näed. Kuidas nad ei pane? On esimene pudel. See on 4 variant, see on mingi Tallinna hipsterite pudel. See ongi, ma ise sööngi. Mis mänguasja annaksid oma lapsele? Miks ma pean mängulise toidu andma? Ta saaks nüüd plastmassist need präänikud endale alla neelata või? Arvelaua annaksid. Sellepärast see õpetaja oleks. Kuidas on olla õpetaja poeg? Kingib sulle sünnipäevaks arvelaua. Aga siin ei ole ju, sa oleks neid toite tahtnud. Jaa, ma ju mängisime poodi. No me mängisime poodi, jah. Ei no, pane siis. Ei, sina ütlesid arvelaud, nii et ma panen arvelaua. Mida, rahu? Mis see vaiksem on? Kanjon, jah? Mingi laps on hakanud, aga...
mis mõttes? Elering. Milline karjäär sinu lapsel võiks tulevikus olla? Õpetaja, tegevjuht, arst, mida iganes neile meeldiks? No viimane kohe kindlasti mitte, sest et noh, meil on igast suguosas peab ikka arst olema, siis on hea arstil käia, kui me kõik vanad oleme või õpetaja. Kas me lõikame ära või? Võib lõigata või? Ja mina lõigan. Kas me peame emmele ka ütlema või? Emme, kas... Et sa ei pea või? Emme, me hakkame juuksed lõikama. Ta ütles hea vist. Ema, kuule, võib lõigata või? Jaa! Niimoodi lõikadki või? Jah. Kindel? Ja ma lõikasingi. Jaa, aga Sinna vajumaks. Elerin, see TikToki generatsioon on ikka raju, ma ütlen teile. Sa viskad laua peale need juuksed lihtsalt või mälestuseks või? Jaa. Ei! Ema, ma arvan, et me võime jälle kirjutada selle ühe punkti negatiivse sinu emaks olemisega. Mida üldiselt lastest arvad? Ma armastan lapsi ja soovin suurt perekonda. Mulle meeldivad lapsed, aga nendega on päris palju tööd. Kas esimest ei saa panna, et sa armastad lapsi ja soovid suurt perekonda, sest ilmselgelt mul ei ole venda siiamaani. Viimane. Mulle meeldivad lapsed, aga nendega on päris palju tööd. Ehk sa Nagu vihkad on, lapsi tahad öelda, jah? Ei. Ise veel õpetaja siukses ametis ja vihkab lapsi. Kus see- Klassikalised Eesti õpetajad. Kus see vihm, vabandust, aga see, kus see vihkamine siin Ma kirjas on? tegin nalja. Tasa vaatame, mis ema sa oled. Jälle. Vägivaldne. Sa oled parim sõbranna. Mis asja? Sa ei kujuta ettegi, et oleksid lapsevanem, kes käsid poob ja laseb. Vau, mina. Tema jagab sulle nippe moest ja räägib, mida teevad noored. Teeme veel viimase. Su teismeline tütar ei taha aidata sulle õhtusöögiks lauda katta, kuigi lubas. Kuidas käitud? Nagu eile. Nagu eile. Unustad selle, keegi pole täiuslik, kunagi katab ta nagunii oma perele lauda. Kes see nii mõtleb? Lükkad õhtusöögi edasi, kuni ta teeb seda, mida lubas. Jah, me juba nälgime 2 päeva, sest Grete ei ole lauda katnud ja ema lükkab õhtusöögi edasi. Su 5-aastane laps keeldub õhtusöögist. Mida sa teed? Las jätab selle söögi vahele siis. Räägin talle, kui tähtis on korralikult süüa. Ja siis lased tal selle söögi vahele jätta. Ja. Su laps lubas õhtusöögiks koju tulla, kuid tuli palju hiljem. Mida teed? Ütlen talle, et ma olen pettunud, et ta sõna ei pea ja lasen tal süüa jahtunud sööki. Ütlen, et ära pane mikrooni. Söö. Sa ei tohi panna seda mikrooni. Järgneb karistus, mis on sellise käitumise puhul juba varem kokku lepitud. Huvitav, kuidas lepitakse karistusi kokku? Ma ei tea. Viimane ütlen talle, et ma muretsesin tema pärast. Mida mõtled, kui kuuleb poes väike lapse umbes 3-aastase nuttu? Panen jooksu. Kus on välja Mine ära väike teemon. Tunnen talle kaasa, lapsel on mingi mure. Mõtlen, mis situatsioon selle nuttu võis tekitada. Laste magama minek. Milline neist variantidest sarnaneb teie pere meetodile kõige rohkem? Meetod. Igal õhtul selgitame, miks peab puhkama. Me istume ringis maha, võtame kätes kinni, vaatame silma sisse ja siis me räägime magamise sügavune tähtsusest või läheb vaidluseks, räägime, mida toredat homme teeme. Lapsed otsustavad ise, millal on väsinud ja vajavad und. Meil on õhtune rutiin, unejutt, kalli ja nii edasi. Eriti Henri, ilma unejutut üldse ei lähe magama. Ära unusta kalli. Me tavaliselt on meil ikka see jutt, et Unemati sõidab Adele juurde. Unemati sõidab, Henri läheb Adele juurde. Adele ei magagi veel. Adele, miks sa ei maga? Ma ei saa, sest ma olen Twister, TikTok. Mis see on see, kus nad Tinderis olen, ma ei saa praegu. Ma olen Twisteris. Adele ei maga, sest et ta on Tinderis praegu. Ja Unemati võtab kotist uneliiva ja viskab selle talle. Ja Adele jäigi magama. Kõlab väga korgika moodi. Mati nimeline tüüp tuleb Triinu baaris ja viskab sulle midagi näkku ja sa jääd magama. Ja jõuab Silveri juurde. Oi Silver, tubli poiss veel aias vikatiga niidab heina. Silver, miks sa ei maga, küsib Unemati. Tulemused, sinu tulemus hoolitsev lapsevanem. No ma ütlesingi, see ei ole mingi üllatus ju. Oled hoolitsev lapsevanem, jagad oma lastele palju kiindumust, hoolitsust ja armastust. Sinu lapsed tunnevad end tõeliselt hästi ja turvaliselt ning nad lähevad kodust ära, kui nad on 16 saanud, kohe Soome tööle. Võib-olla Austraaliasse, sest et nad ei tunne enam seda sidet sinuga. Seda ei olnud muidugi kirjas, aga noh, mis iganes. Nad tunnevad, sa tahad vaimukas jälle olla, eks ole. Kui su lapsed muutuvad sulle üleliia tähtsaks, siis võid sa nad lihtsalt ära hellitada. Ja Grete ja Elering. Kui oled liiga kaitsev ja ülihoolitsev, siis võid oma laste iseseisvust ja enesekindlust tahtmatult õõnestada, sellepärast kui siin olegi. Meil täna ei olegi tekki vaja. On. Mis see on, laudlina ju? Te võtsid mu kamina pealt laudlina ära. See pole mingi tekki. Mul ei ole teid. Mina ei lähe selle lina alla. Mina ei lähe selle lina alla. Ütle nüüd midagi, pojake. Lüüa üles ja. Nii,
juuksed. Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jätta jäsemepikendused pöial üles ja näeme juba järgmine kord, davai, tšau! Kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka jätta jäsemepikendused pöial üles. Pöial üles. Noh, ära. Kõik on ära. näidake veel, kuidas te seda teete. Ja kui sulle meeldis see lapsevanem, tõsta oma jäsemepikendused pöial üles.